Tervist ja tere tulemast Laitse Rallipark Hobbycardi Cup 2026 kolmandale etapile, mis toimub Laitse Rallipargi jäärajal. Siin on minu onboardid kvalifikatsioonist, poolfinaalist ja A ja B finaalist, kust ma siis osa võtsin. Mina olen siis Laitse Winter Cupil võistlemas teist korda, teise etappi jätsin vahele, aga nüüd tuli isu rohkem tagasi ja soovisin uuesti jäärada sõita, et siis tuli selleks etapiks tagasi. Võistlusformaat on selline, et algselt on siis 5-minutine kvalifikatsioon, kus siis jõuad sõita maksimaalselt 3 ringi. Kiiremad eespool jõuavad siis sõita umbes 6 minutit, ehk siis üks ring on 2 minutit. Seejärel siis poolfinaalid, C, D, A poolfinaalid ning nende järgi pääsetakse siis C, B ja A finaali ning lisaks B finaalist on võimalus tõusta siis B finaalid võitjalle A finaali. Siin on siis klipp minu kvalifikatsiooni kiiremast ringist, mis oli 1.59. Kardiloosina ma sain endale siis sinise kardi, kart 15. Talverajal on 2 sorti karti. Kart Sodi SR5 ja Sodi GT4, et SR5 on umbes 5 aastat vanemad kardid kui need uuemad ja need on 1-3 sekundit aeglasemad umbes rindi peale. Gruppidesse jagamise pääsesin siis mina A poolfinaali koos siis paljude väga heade sõitjatega ja siis siit grupist pääseb top 4 A finaali edasi ja järgmised siis kas B ja siis C finaali. A poolfinaalist siis alustan mina 6. kohalt, kuna kvalifikatsioonis ei läinud nii hästi kui tahtsin, aga tuleb lihtsalt võtta sellest maksimum. Stardist sain täitsa okeilt minema, aga väljaspoolt alustades on alati esimene kurv paremana ja tihti kaotad seal 1 või 2 positsiooni. Aga kuna järgmine kurv on vasakule, siis lõppkokkuvõttes säilitasin endale 6. koha. Siin siis teisel ringil on näha lõpuks, kuidas mingid sõitjad kokku sõidavad. Siin on näiteks Kristo Kapet, Kristjan ja siis siin on minu sõidu esimene siis normaalsel möödasõit, et teine sõit ees olev siis läks eelolevas kurvis võits kehvemini välja ja siis mina sain siit parema kiirenduse ja siis lõpuks sain pärast või pusimist vahele ja sain 5. kohale. Nüüd saan siis keskenduda ees oleva sõitjale Kristole ja üritan siis temale järgi hoida. siin raja peal on väga palju
jah, gaasipiduriga mängimist ja rooliga mängimist, et üritad loomulikult head pidamist saada ja et kindlasti sul kart käest ära ei läheks. Et selles suhtes on see väga lahe ja tehniline rada, aga lihtsalt tihti on see, et siin on ka palju õnne küsimust, et kuidas sul sõitjatega grupis on ja kuidas inimesed sulle ruumi jätavad ja vahepeal on kaardiloosiga vahet, et muus mõttes on see väga lahe rada, mida sõita. Siin teeb siis Kristo paar viga, läheb mõnes korras rohkem laiemaks ja jõuan talle juba päris lähedale, aga mitte veel piisavalt. Siin on veel Kristo paar viga sisse teinud, muidugi tal kart on ka veidi aeglasem, aga nüüdseks olen talle põhimõtteliselt tõesti sappa jõudnud ja üritan leida kohta, kus tal vahel hüpata ja mööda saada. Video järgi ja muidu sõites on ka hästi lahe näha, kuidas sõidetakse tegelikult väga täpselt ja külge, et seda terve aasta läbi ei saa. Sirge peal kiirendusega nii hästi lood ei ole, et tal läheb päris kõrvale jõuaks ja mööda üritaks saada. Sõidab väga hästi ja ei leia mingit õiget möödasõidu kohta praegusel hetkel. Siin olen siis viimasel ringil Kristol täiesti selja taga. Üritan leida möödamiskohta. Et olen tal lausa kõrval mõnes kurvis. Siin ta läheb jälle kaitsvat trajektoori. Planetab, et ma olen veidi kaugemale, saab minna täiesti laialt äärest. Panen väikse kõksu ja sellega kaotan kogu momentumi ära seal sirge peal. Kaitseb väga hästi. Siit kurvist väljumisel üritan isegi kõrvale tulla. Aga lumi tuleb veidi ette ja tema sõidab päris okeilt seda. Ja siin see kõkses rikkus mul ära ja nüüd tulebki viimane kurv. Olen juba selleks hetkeks liiga kaugel temast ja enam ei jõua mööda. Kuna sõita oli ka siis vist 4 ringi, siis sellega siin lõpeb minu poolfinaal. Nii, tere tulemast siis B-finaali. Ja kuna ma siis ei pääsenud A-finaali, jäin täpselt ühe koha võrra välja. Alustan siis teiselt kohalt, jälle väljast poolt. Ja stardiks ei ole kõige ideaalsem. Aga tuleb võtta maksimumi, ei ole midagi kurta. Ja stardis sain küll hästi minema, aga vasakul ääres traktorist väljaspool on juba lund nii palju, et ma kaotasin 2 ja peaaegu 3 kohta. Siin korraks olin isegi 5, aga õnneks päästsin sellega ära, et see on nii hea kirjandus, et sain uuesti kõrvalolevast Samsudinist mööda. Ja kuna mul kiirust on seal kart 5 loosi õnnaga oli vedanud, siis oli ka hea minek ning valmistusin järgnevaks rünnakuks ees oleva Miia trupa peal siis. Ja kuna tema tegi väikse sõidu vaja, siis sain mina parema mineku eelmist kurvist ja sain sealt mööda. Ja top
kaks siin minu ees siis nüüd püsivad. Võitlevad oma vahel parempoolsel peale lume peale, et lund on juba hästi palju rajal tekkinud, siis tõmbab sul kardi väga kiiresti kinni. Ja nüüd esimese ringi lõpuks olen teisel kohal tagasi. Kuna eesoleval sõitel on siis samuti väga hea kart 6, ilmselt 5-6 ja siis 7 kardid olid top 3 kõige kiiremat karti, siis oli suht raske juba temast mööduda. Siin ma sõitan tagavolivale sõitele, et liigume edasi. Aga ise ka üritades möödasõidule minna. Lähen veidi laiaks ja siis tagala sõita saab just minust mööda. Lumerajal on väga suur eripära tavarajade juures, et siin tehakse väga palju vigu ja lisaks möödasõitudega läheb väga palju aega kaotsi ja tulevad jälle uuesti mingid sõiduvajad ja kaotatakse väga palju kohta. Siin tuleb väga rahulikult minna möödasõitudele, muidu võid endal sõidu täiesti ära rikkuda. Siin läheb jälle esikoht laiaks, aga kuna kardietu sai niivõrd hea kiirenduse jälle, siis ei ole mul midagi teha. Siin on nüüd 4 ring käes. Eesole sõita teeb siis sõiduvea, läheb laiaks, läks veidi lume peale ja nüüd šikaanis sain mina väga hea kiirenduse. Üritan leida kohta, kus möödumisele minna. Ning elimas kurvis siis ei saa päriselt Apexile pihta esimene koht ja saan hetkeks veel mööda. Aga siin pani mulle väikse kõksu ja jätnud mulle ruumi piisavalt, et sõita puhta jää peal ning lähen veidi lumesesse ja langen teiseks. Nüüd ring hiljem teeb eesolu sõita põhimõtteliselt identse vea samas olukorras. Ja nüüd saan ma siit veel parema kiirenduse välja. Saan juba kurvi alguses sirge peal saan juba mööda ja tänu sellele suudan ka juba säilitada enda positsiooni. Siin on ka siis näha 5. ringil minu kõige kiiremat aega, siis kogu selle võistluse peale 1.56,21. Et kuna mul oli siuke rakett selles sõidus endal all, siis sain sõita väga head aega.
põhimõtteliselt siin on veel paar ilusat kurvi, kus ma veel üritan tagaolijast siis kaugemale sõita ja viimasel ringil rohkem midagi erilist ei juhtugi. Ja seega, kuna ma võitsin B-finaali, siis pääsesin ka sealt edasi siis ainsana A-finaali, aga alustan siis selle tõttu A-finaali 12. ehk siis viimaselt positsioonilt. Tervist ja tere tulemast siis tagasi nüüd A-finaali. A-finaalis siis juba eelnevalt mainitud alustan siis kõige viimaselt kohalt, ehk siis põhiline plaan on lihtsalt saada võimalikult palju positsioone kohe stardist, kuna mul oli soe sees eelnevast sõidust otse tulnud, nii et tuleb lihtsalt nüüd sõidust maksimum võtta. Tubli! Ja stardis ma sain väga hea mineku, kuigi oli kardivahetus, et see ei olnud kuidagi seotud sellega, et mul oli kart eelmises sõidus suve, lihtsalt oli ilmselt siis vedanud uuesti täitsa okei kardiga, kuigi oli veidi aeglasem kui eelmise sõiduvõrt. Siin jään natuke juba lähen nuve peale, kohe on ajakaotust palju ja kaotan ühe kohe uuesti. Ja siin on natuke mõnitav nali Silver Riffertile siin paremal. Temal oli ilmselt võistluse kõige aeglasem kart istme all, et sellega ei olnud võimalik mitte midagi teha sõidus. Ja paraku tal kardi loosiga ei läinud kõige paremini. Siin nüüd ees olev sõitja Larsen läks natuke lume peale, tegi väikse errori. Sellega jõudsin talle järgi ning ees olevad sõitjad omavahel ka pusisid. Nii et nüüd jõuan aina lähemale neile. Siin ka Anna-Grete ja Andres võitlesid ning lõpuks oli 4 sõitjat ühes kurvis. Ja tänu sellele kogule võitlusele sain ühe kurviga 3 sõitjast mööda. Lähen ka viimase kurvi möödasõidule, aga raja keskel on niivõrd libe, et ei olnud piisavalt pidamist ja saab minust uuesti mööda switchbacki. Ja nüüd teeb eesolev sõitja väikse sõiduvea. Siin on väga kerge rajalt välja minnes kinni ja ta lume peale, kuna lunda tõesti juba väga palju traktorist väljaspool ja sain 6. Ja kuna olin nüüd vabas õhus, siis sain rahulikult sõita ja keskenduda enda sõidule ja sõita tagumistest sõitjatest eemale. Kui ma päeva alguses läksin rajale sellise mõttega, et mulle talverada eriti ei istunud, siis päeva lõpuks hakkas uuesti täitsa meeldima, et tulid juba päris ilusad ringid.
Bert teeb siin ka väikse sõiduvea, läheb veidi trajektoorist välja poole lume peale, kaotab sellega aega. See ei ole ka kuidagi rõõmus sellele ja nüüd ma olen hea kiirendusega tal täiesti sabas. Siin teeb veel ühe pea ja siinkohal teen ilmselt kõige parema möödasõidu minu arvates selle võistluse jooksul. Et vaju mööda sõites kuskilt traktorid tõidi välja. Ning säilitan siis 5. koha. Nüüd on vaja ainult edasi pushida ja üks ring veel lõpuni sõita. Nüüd ei tohi mitte ühtegi veega enam sisse lasta. Siin ma üritan väga rahulikult kindlalt sõita ringi alguses, et kindlasti mitte mingeid vigu nüüd sisse teha. Vaatan, et vahe on veidi suurenenud, tagumised sõitjad ka omavahel püsivad ja liigun veidi liiga palju lume peale siin juba. Siin on väike ajakadu, miskit väga hullu veel ei ole. Nüüd on umbes pool ringi minna. See on siit aegeluse kurvi võtmisega šikaanist välja. Liigume üle Liimasse kurvi. Siit see on ka veel hea väljasõidu. Ning Liimasse kurvi sisse minnes lähen õrnalt lume peale ja lihtsalt tõmbab mind kaasa. Ja siin on 2 tagumist sõitjat mulle täiesti järgi jõudnud. Täiesti enda rumalate vigade tõttu. Nüüd lähen kaitsvat trajektoori sõites pidurdama siit ja täiesti null pidamist. Krae keskelt pidurdades ja kaotan siit 1 koha. Korraks tundus, et kaotasin ka 2 koha, aga pärast sõidu lõpus oli näha, et täpselt mõjutujoon oli minu kasuks tulnud ja säilitsin enda 6. koha. Kõik hästi? Läks lähedale. See ei loodetavasti liigutada. No ei hakka keerama. No siis ma ei taha liiguta välja pedaale. Nii on okei? Jaa, ikka.